Good morning. Jesus. Ma pidin tulema Rapla, sest et mul oli vaja teha stuudiuksed lahti, tahtsid harjutama minna. Ja mõtlesin, et kui ma siin juba olen, et ma siis käin, vaatan äkki, ma ei tea, viimasel ajal ma olen siin sõbrale käinud, ma ei tea mitme korda ja ma olen seal märganud mingisuguseid nõusi asju. Ma lähen vaatan, mis hindadega need on, sest et kuna ma vist ei olegi rääkinud, aga meil muutusid siin veits jõuluplaanid ja 24. on meil, 24. on siis meil Talise perega hoopis meie juures istumine, mitte siis 21. Tapal. Et plaanid muutusid ja meie siis pakkusime välja, et okei, aga siis oleme meie juures, et siis on nagu plaan nagu paigas ja kindel. Et siis ühesõnaga ei jää nagu miskit ära, on ju. Ja no selles mõttes meil sobib hästi, sest et me ei pea siis nagu kuhugile kaugemale sõitma hakkama, jumal tänatud, on ju. Et me siis teeme enda juures. Aga mul ei ole väga siukseid, tähendab, mul on matchivaid nõusi küll, aga mul lihtsalt ei ole mingisuguses suuremas koguses ala. Kui meil on mingi 10 inimest tulemas, oletame, siis mul on katta ainult, ma ei tea, 4. Mul on lihtsalt pea must ja mul ei ole midagi nendega teha. Ühesõnaga, ma lähen vaatan, kas ma leian sealt siis miskit laua katmiseks, et mul oleks ikkagi matchivad nõusiga panna. Et ma ju ei pane neid papptaldrikul, ma ei pane ju neid papptaldriku peal sööma. Et mul meeldib väga, kui on, see on pekkisvärk. Et papptaldriku peal ma ju neid sööma ei pane. Ja mul väga meeldib, kui on nagu ilusti laud kaetud. Mul nagu siukest dekoratiivseid asju on lauale panna, aga just nõusi ei ole. Kui mul on valida, et ma saaksin ikkagi hea hinnaga kas või kuskilt kasutatud ja mingid normaalsed ja ägedad nõud, siis ma pigem valin need ägedad nõud, sest et need leiaks mul ka igapäevaselt ilmselt kasutust. Aga täna on siis 20. Saate aru, täna on 20. detsember. 4 päeva on jõuludeni. Crazy. 3 päeva siis selleni, kui minu perega tähistame ja 4 päeva selleni, kui Talise perega meie juures peame. Nii et let's go. Ebareaalne. Ma lihtsalt oskan aega surnuks lüüa. Kuidas on see võimalik? Ma ei tea, aga see mul hästi välja tuleb. Käisin siis sõbrale, sealt ma ei leidnud midagi. Seal nõusi oli küll selles mõttes suht suures valikus, aga mul lihtsalt endale ei jäänud miskit silma. Võib-olla mõni üksik, aga ma oleks tahtnud pigem ikkagi ala kas või mingisugustes 4 komplektides, et ma üksikuid taldrikuid kohe kindlasti ei hakka ostma. Ühesõnaga, peale sõbrale ma läksin kohe piparmundi kirbukasse. Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki ma näen seal ka mingisuguseid taldrikuid valikus, sest et kirbukates ikka võib leida, on ju. Ma jäängi siia vist. Ja ma ei leidnud midagi, aga ma mõtlesin, okei, ma teen siis ühe tiiru peale, et vaatan, äkki ma leian siis lihtsalt endal midagi selga, mida jõulupeol kanda. Ja siis seal ühes boksis oli konkreetselt -70, oli täiesti haige määngi siia. Seal ühes boksis oli -70% ja see oli nagu väga korralik asja. Nii et ma põhimõtteliselt tegin pooleldi tühjaks selle boksi ja mul läks mingi alla 25 euro maksma. Ja minu arust väga hästi läinud käik, aga ma ütlesin Talisele, et ma lähen ainult korraks Raplasse. Kas ma läksin ainult korraks Raplasse? No, ma olin siin 2 tundi. Nii et jah, ma nüüd lähen koju. Panen Preveni tuttu ja siis täna on Raplas jõuluturg. Ma lähen sinna, kui Preven ärkab. Kahju on muidugi see, et lumes pole haisugi reaalselt. Pigem hakkaks nagu kevad või oleks siuke hilis sügis.
olen muidugi ülikurb, sest et ma ei tea, jõulutunne kui sellist nagu reaalselt pole ollagi kodus veel, sest et on ikkagi kuuskond toas ja kõik see, aga muidu mitte. Ma vaatasin ilmateadet ka ja no see ei annab palju lootusi. Pigem just lootused veel rohkem alla, sest et ma ei tea, mõnel päeval oli mingi +6 kraadi isegi, nii et great, nüüd lähen koju. Hello! Ma tegelikult alustasin juba seda juttu ajamist siin 3 minutit tagasi, aga ma avastasin, et ma ei olnud pannud millegi pärast seda kaamerat tööle, nii et väga tore, ma alustan siis uuesti selle jutuga. Jutt oli siis selline, et ma ei ole läinud pesema, sest ma tahan õhtul teha õlimaski. Ja praegu siis ma teen endale slickbacki, nii et enamus aja, kui te mind näete slickbackiga, siis tähendab seda, et ma ei ole enda juuksed pesnud. Ja, lihtsalt teadmiseks, on ju. Aga ma arvan, et see on suht paljudel nii ja ma kohe kindlasti ei ole ainus, seda ma võin teile kinnitada. Et kui te nüüd mõtlete, et kui rõve, siis tegelikult ma võin teile öelda, et kui te pesate iga päev enda pead, siis see kahjustab palju rohkem teie juuksed kui see, kui te lasete tal enda loomulikus õlis natukene marineerida. Korralik jutt, ma tean. Kunagi, kui ma Mehhikos elasin, siis ma pidin iga päev enda peab pesema, sest et palav on ju. Kogu aeg higistad, pea on õhtu lõpuks täpselt selline, nagu ta mul hetkel on. Praegu ma ei ole siis pesnud 6 päev, mis peaks olema. Kui ma Eestisse tagasi tulin, siis see sama jant jätkus ka Eestis, aga mitte sellepärast, et siin oleks palav olnud, vaid sellepärast, et mu peanahk oli harjunud sellega, et teda iga päev pestakse. Nii sõbrad, paneme siin korraks pausida. Esiteks, miks minu poolt selline teemaalgatus, ma ei oska öelda, aga ilmselt ma tahtsin sellega öelda ainult seda, et ma olen enda eluga jõudnud täpselt sinnamaani, et ma pesen enda pead ainult siis, kui äärmiselt vaja, muidu mitte. Ja see oli kõik, mis ma öelda tahtsin. Aitäh tähelepanu eest, lähme nüüd edasi. Vot selline fakt minu kohta. Ma otsustasin, et ma värvin natuke lipsmeika. Palju väiksemaks läinud? Läks kurkupuru või? Mine joo vett peale. Ma tegin endale lubaduse uueks aastaks, et ma hoolitsen enda eest natuke rohkem. Ja, Preven? Miks? Puhun sulle uue või? Ma teen ise, ma vaatan, ma ikka suur. Tubli oled. Et ma luban endale natuke rohkem, et ma hoolitsen enda eest just selles mõttes, et ikkagi ma ei ole nüüd 2 kuud käinud jooksmas ega mitte midagi. Peale tantsutrenni mul ei olegi mingisugust koormust. Nii et hoolitseksin enda eest selles mõttes, et ma ikkagi käiksin regulaarselt trennis aastaringselt, mitte ainult suviti või kevadel on ju. Ja teisest küljest, et ma lubaksin ise endale natuke rohkem kulutada. Et lipsmaid ma ei paneks, aga ma tahaks minna lash lifti ehk siis nagu neid koolutama niimoodi, et nad oleksid lihtsalt püsivalt koolus. Ja siis ma äkki lubaksin endale küüned uuesti peale panna. Et siuksed väiksed asjad, aga kindlasti annavad ise enda enesehinnangule hästi palju juurde. Ja kindlasti see aitaks mul ise endale natuke paremini ennast tunda. Aga ma praegu enam ei jutusta. Teeme selle uue aasta jutu nii või naa üks päev siin korralikult, nii et me praegu liigume. Näeme siis juba jõulumaal!
sisse minna. Ikka. Mis on väga või? Meie oleme kodus tagasi. Lugu on selline, iseenesest väga tore oli. Oleks ilm parem olnud, oleks ka meeleolu kindlasti teine, aga lõpuks hakkas ikkagi lund ka sadama, nii et midagigi ütleme siis nii, aga väga-väga külm tuul, niimoodi, et mul ei olnud kindaid ega midagi, sest et ikkagi plusskraadid olid õues, aga ma selle peale ei mõelnud, et tuul teeb oma töö ja mul olid näpud lihtsalt läbi külmunud. Aga muidu tore, et nagu selles mõttes ala Preven sai seal selle karusselliga sõita, raha ei tahetud, ta sai sinna minisuusse minna või sinna, kus neil kitsad ja küülikud ja asjad olid. Selle eest nagu tasu ei tahetud. Ja mingisugused piparkoogi töötoad või piparkoogi glasuurimistöötoad. Ja igast toredat veel. Ma ei tea, täna me igatahes rohkem väga ringi ei vaadanud, kui nii palju siis me vaatasime, et mis seal siis müüakse. Võtsime sõõrikuid, neid me oleme igal aastal seal võtnud ja minu arust igal aastal on olnud need samad müüjad ka. Nii et need on olnud alati ülihead. Minu arust väga okei hind ka, nagu 10 sõõrikut 3 euri. Nii et mitte midagi nagu utoopilist selles suhtes ei ole. Ja ma vaatasin purksi, Talis võttis nagu purksi ja friikaid ka ja see oli ka täitsa okei, aga minu arust purks oli mingi 5 eurot ja friikad, ma nüüd ei mäleta, ma ei vaadanud. Aga igatahes nagu selles mõttes, et ei ole nagu hindadega väga üle pandud, mis on nagu ülitore. Aga samas nagu rahvast oli, aga tavaliselt on ikkagi rohkem olnud. Ilmselt see ilm ikkagi mängib väga suurt rolli, et kas siis inimesed tulevad kohale või siis ei tule. Homme on ka seal terve päev igasugused programmid ja kõik nii, et vaatame, äkki lähme. Jah, aga teate, kuna ma tegelikult eile ei näidanud teile ühte kingitust, mis veel oli, aga see tass ja see kohe innustas mind tegema kakaot siia sisse. Nii et ma ostsin vahukord, minivahukomme ja kakaod. Nii et siit tuleb kakao. Mul juba on piim soojas. Kohe saab. Ja teeme siis Preveniga sükse mõnusa. Teeme Preveniga nendesse jõulukruusidesse ühed kakaokesed. Nii mõnus. Täielik jõuluvaib minu arust. Ja üks asi mul jäi üle-eelmises vlogis näitamata, mis oli samuti kingikoti sees, mis siis kaalad kinkised ma kohe toon. Siuke potilill. See, et see selles vaasis on, see on nagu ülim. Täielik minu maitse. Nagu tüdrukud tunnevad mind nii hästi minu arust. Nii tore. Aga ma panengi talle nüüd vett ja siis teeme kakao ära. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street,
Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Joima. Teeme ka või? Joo. Ja tisu. Naljakas on see, et ma panin siia enda lusika sisse, aga see uppus siia ära. Vot siis. Sain selle eile baarist. Selles elus on väga lihtne. Food dance. Tulin teile tegelikult head ööd ütlema. Meil siin Preveniga oli õhtune kakaodate. Vaatasime Netflixist ühe jõulufilmi ära. Ja mitte midagi muud ei teinuki. Väga siuke kodune õhtu. Või noh, välja arvatud siis see, et me käisime seal talvemaal või mis on jõulumaal. Nii et vaatame, mis homne toob. Praegu ei oskagi öelda. Homme ma tahan ikka kapid kokku panna. Ja siis need sinna telekalle ära panna. Ja praegu ma võtan meigi maha ja lähen magama. Hommikul peaks pesus käima. Ja also ma teen endale õlimaski ilusaks, nii et jah, ma kõigepealt võtan meigi maha. Olge tublid ja näeme siis teiega juba jälle homme. Ainult 3 päeva on meil minna. Tšau!